Harjutusvõistluse jooksusüsteem võib alguses natukene segadust ajada, sellepärast, et seal ei ole mingit kindlat jooksuringide arvu, mida sa pead võistluste harjutuste vahel siis tegema, vaid pigem sulle öeldakse mingisugune arv kordi, kui sa näed in-väravat ja siis sa pead jooksust minema sisse sinna jaama ja siis out-väravast välja. Ja põhimõtteliselt ongi, me vaatame siin kohe Hyrox Riga kaarti, et sellest kõigest aru saada. Harjutusvõistlusel tavaliselt ongi ümber on siis jooksuring ja selle jooksuringi sees on tavaliselt siis kõik need harjutuste jaamad, mida sa tegema hakkad. Ja neid harjutuste jaamasid ja jooksuringi ühendab siis selline vahekoridor, mille nimi on Rock Zone. Ja kui sa jooksust tuled, siis sa lähedki sinna Rock Zone'i sisse in-värava kaudu, seal on selline suur kaar, kus on kirjas in ja siis sa lähed oma mingisugusesse jaama, lähed siia näiteks suusamasinasse, teed oma suusamasina ära ja nüüd selleks, et sellest Rock Zone'ist välja minna, on eraldi värav välja minemiseks ehk siis out-värav, et siis ei oleks samast väravast kõik sisse välja jooksevad üksteisele otsa. On selline ühesuunaline süsteem nii-öelda. Ja jooksuringide antakse siis mingisugune arv kordi, kui sa näedki seda in-väravat siin, et sinna Rock Zone'i sisse minna ja näiteks Hyrox Rigal on esimesed 1-7 jooksud on 4. kord, kui sa näed in-väravat, siis sa lähed jooksule sisse ja see tähendab siin põhimõtteliselt 3-4 ringi. Esimese ringi puhul, esimese jooksu puhul on see 4 ringi, sellepärast et sa ei alusta mitte out-väravast, vaid sa alustad siit starditunnelist, mis on siin suht lähedal sellele in-väravale. Ja nüüd, kui sa alustadki siit starditunnelist, siis põhimõtteliselt, kui sa oled esimese ringi ära teinud peaaegu, siis sa näed esimest korda in-väravat ja nüüd sa pead 4. korral sisse minema. Nüüd me teeme teise ringi, näeme teist korda seda in-väravat, 2 ringi põhimõtteliselt tehtud, teist korda nähtud, 3. ring tehtud põhimõtteliselt, näeme 3. korda seda ja 4. korda põhimõtteliselt 4 ringi on tehtud. Nüüd lähme siit in-väravast sisse, lähme oma mingisugusesse jaama, mis on siis skijärg esimene. Ja nüüd, kui ma skijärgist lõpetan, siis ma lähen siit out-väravast välja ja nüüd jälle 4. kord, kui ma näen in-väravat, siis ma tulen tagasi siia jaamadesse Rock Zone'i. Ja nüüd põhimõtteliselt sellel jooksul ma ei ole ühtegi ringi ära teinud, kui ma näen juba esimest korda seda in-väravat, ehk siis see on siuke alla veerandi ringi põhimõtteliselt. Ehk siis edaspidised jooksud on põhimõtteliselt 3 ringi natukene peale. Ehk siis esimest korda nägin, polnud ühtegi ringi teinud, teist korda näen, siis on mul põhimõtteliselt 1 ringi natuke peale tehtud, 3. korda on põhimõtteliselt 2 ringi tehtud ja nüüd 4. korda näen, siis lähen uuesti sisse ja mul ongi siuke 3 natukene otsa ja nüüd lähen oma sinna sled push'i. Ja nüüd kuni 7. jooksuni on sama süsteem siit, ehk siis kuni sandbag lunge'ideni ja nüüd, kui sa sandbag lunge'idest välja tuled, siis järgmine jaam on wall balls ja wall ballsidel on 3. kord, kui sa näed wall ballsi silti, ehk siis osadel võistlustel wall balls, ehk siis see viimane jaam ei ole enam siin Rock Zone'i sees, vaid ta on eraldi jooksuraja ääres ja Riias on see sama süsteem, et ta on siin jooksuraja ääres ja nüüd sa hakkad lugema neid kordi, kui sa seda wall ballsi sisse näed, ehk siis siin on selline wall ballsi värav ja sa alustad siit out-väravast jälle 3. kord, kui sa näed wall ballsi sisse, siis sa lähed sinna, ehk siis esimest korda, kui ma näen wall ballsi, on mul põhimõtteliselt natuke üle poole ringi tehtud. Niimoodi nägin esimest korda ära, nüüd näen teist korda ära ja nüüd tulen siit ja näen 3. korda ja nüüd lähen sisse wall ballsi. Ja seda kõike tundub suht raske olla jälgida ja seda vahepeal ongi võistlusel ja seal on tegelikult üks abistav ekraan selle jaoks, mis siis näitab sulle, kuhu sa järgmisena pead minema, kas sa pead siis sinna workout'i või stationisse minema või siis sa pead veel jooksma, siis on tavaliselt run kirjas lihtsalt. Vahepeal on seda raske jälgida, kui väga palju inimesi on, et sa võid omale ka mingisuguse lisasüsteemi teha. Näiteks kui on 2 ringiga võistlus, siis on hea jälgida näiteks kellaga üldse aega, et kui ma tean, et see on enam-vähem kilomeetrine jooks, ta on ilmselt natukene vähem kui kilomeeter, et siis kui ma tean, et ma jooksen umbes 5 minutiga kilomeetri, siis võib-olla kui on mul 2 minutit joostud, siis ma tean, et ma ei ole 2 ringi ära jooksnud. Ehk siis ilmselt, kui ma olen 5 minuti peal, siis mul on see jooks nagu nii-öelda joostud see 2 ringi. Aga 3 ringiga võib natukene, 3-4 ringiga võib natukene raskem olla seda jälgida, nii et soovitan siis vähemalt seda ekraani jälgida, kui sa ei ole kõige parem lugeja. Vot, sellepärast, et jooksuringe sa pead ise jälgima, keegi sulle ei ütle, kus sa oled, aga samal ajal siis see keep jala peal loeb siis, kas sa jooksid kõik jooksud ära või mitte. Jooksmata jooksu eest saab penalti, kui sa jooksed rohkem, siis lihtsalt kaotasid sellega aega. Vot, nii et selline natukene keeruline süsteem, aga suhteliselt kiiresti muutub loogiliseks, aga lihtsalt jälgida võib olla koha peal natukene raske. Nii et soovitan seda ekraani vaadata või siis enda telefoni kellaga mingisugust süsteemi trackida siis mingit segmente.